muudatusest välja tuleku asja oli. Ei ole. Ja me kahjustame seda oma kuskil kodulehele saame üles. Tegelikult tahtsime panna juba eelmised sügised asjad ka üles, et saaks muud järgi vaadata. Aga ei ole jõudnud, see on suur. Lihtsalt seda videopa. Ja, arusaad. Aga mul on hea meel, et siiski nii palju inimesi on tulnud. Kuigi ma saan aru, et esimene vestlusõhtu pärast pikka pausi. Ja siis võib-olla see info on tõesti liikunud hästi. Ja kes nüüd hiljem tulid, ma veel kordan üle, et kuna Tiiu Merese ei saanud kahjuks tulla, et kuupäevad segi, siis kui teile ei sobi, ei viisa ainult Naatonist, siis me oleme valmis ka pileti tagasi ostma. Kas siis saab kassast tagasi anda raha. Ei sobinud. Väga hea pakkumine. Ma kuulan ära, siis võtan pileti. Tagasi. Aga nagu ikka, et ma ärgitan teil ise küsimusi küsima. Et kõik küsimused on teretulnud, et meie ei ole siin kuidagi kõige targemad ja teadnemad inimesed, et me ootame just nimelt teid huvitavaid küsimusi, mis teile korda läheb. Et selle jaoks me neid spetsialiste siia kutsume, et saaks siis rahulikumalt ja sügavalt seda teemat siis lahata. Ja seekord me oleme siis võtnud teemaks leina. Ja meil on siis Naatan Haamer, kes on õppinud, on pereterapeut, hingehoidja, vaimulik Usuteaduste Instituudi õppejõud. Et neid ametid on palju. Ja tegelikult ma alustuseks küsiski, et mida see hingehoidja kutse või amet siis endast kujutab ja kas seda saab üldse kuskil õppida? Jah, õppida saab Tallinnas Usuteaduste Instituudis. On olemas selline eriala, kuigi nüüd jah, võib-olla mitte väga pikka aega. Enne seda veel oli see eriala Tartu Teoloogia Akadeemia, siis nüüd mõned aastad tagasi need kaks kooli ühinesid, kaks teoloogilist kõrgkooli ja siis Tartule Teoloogia Akadeemia andis oma sellised pädevuse edasi siis Usuteaduste Instituudile ka. Aga mis see on? Mis amet see on? Noh, võtame need tassid siis. Need tellised tassid siis. Kes tellis kohvi? Mina. Seal nurga taga. Mul on siin must. Must, kes tahab? Kas kõik teil tellis? 4 oli ka? Kas piima läheb kellelegi? Minul läheb. Sellist teenindust saab ainult täna. Ja suhkur on ka ja isegi 4 rusikat on, kes ees see mees. Aga kooki. Nüüd hakkavad soovid tekkimaks. Saab kooki nagu väga vaja. Mitte täna. Nii, aga noh, toimetat ära. Ma siis räägin edasi. Mina ise ennast võib-olla kõige sagedamini nimetangi hingehoidjaks. See on vast selline roll, mis minu jaoks on ka kõige pikemat aega olnud kuidagi tiksune veel osa. Ja tõesti siis hingehoidjat tööd, sellist teadlikku tööd alustasin päris 90ndate alguses. Esialgu võib-olla veel mitte nii teadlikku oli Viljandi noortevanglas, siis nagu vangla kaplani töö, aga siis asusin seda hingehoidu õppima ka soomlaste poolt korraldatud kursusel ja hiljem Soomes siis veel. Nii et jah, ütleme siis 25 aastat ja natuke peale on see töö minu jaoks aktuaalne olnud. Mis see sisuliselt on? No ma ei tea, mis seosed inimestel esimesena tuleb, kui kuulevad sellist ametinimetust. Mis teil tuleb? Mis teil pähe tuleb esimese asja? Psühholoogia. Psühholoogia, mis veel? Nõustamine. Nõustamine, jah. Religioon. Minu seostub natukene sellega käe hoidmisega surivoodil. Mul ka. Jaa, sellel on oma selline kultuuriline tagapõhi ilmselt, et see niisugune seos see on ja see ei ole sugugi harva seos. Et traditsiooniliselt on Eestimaal vaimulikku kutsutud hingekarjaseks. Ja see on niimoodi tõesti olnud ja kuna ma tõesti olen ka teoloogia
teoloogi haridusega ja tegelikult ka vaimulikuna. Vaimulik siis selles mõttes kuulub see ka siia, see mõõde kindlasti. Aga ma ise küll rohkem armastan ütelda, et ma tegelen elavate inimestega. Ja isegi kui nad on ka surijad, siis nad on ikka veel elavad inimesed. Võib-olla siis raskesti haiged inimesed, aga sinnamaani, kuni on mõtet kätt hoida, sinnamaani on nad ikka elavad veel. Ja jah, olen küll tõesti olnud ka inimese kõrval selle hetkeni ja mitte üks kord, kui inimene ka tõesti sureb, et selle hetkeni, kui see nii-öelda käe hoidmine vajalik on. Aga see siiski ei ole peamine minu töö sisust, et tõesti võib-olla rohkem selline nõustamine elavate inimeste igapäevaelu muredega tegelemine ja kui ma olen ka pereterapeut, siis ma tõesti tegelen selliste paari ja pere teemadega väga tihti või suures mahus. Ja olen seda meelt, et ka leinateemadel on tegelikult mõistlik ja põhjust just nimelt haarata kogu pere sellesse abistamise protsessi, mitte tegeleda ühe inimesega ainult. Sest et lein on kõigil, kogu perel tegelikult ühine. Ja mida rohkem nad suudavad sellest aru saada, et see on nende ühine osa ja nad saavad seda üksteisega koos läbi käia, üksteist toetades seda parem see neile on ja seda parem tulemus selles ka. Aga et võib-olla tulles veel selle sama küsimuse nii-öelda juurde täpsemalt fookuseerida, et kui rääkida, et mis see hinge hoidmine on, siis sõna hing on eesti keeles tegelikult kasutatud elava inimese kontekstis. Ehk siis inimene on elav hing, kuni ta nii-öelda hingab, kuni tal on eluhing või eluvaim sees. Vanasti, kui te kõnepruugile mõtlete, vanasti oli näiteks, kui öeldi, et mitu inimest elab külas, siis öeldi, et selles külas elab nii palju hingi, 30 hinge näiteks elab selles külas. Kirikutel oli raamat Hingekiri, kus oli kirjas elavad koguduse liikmed ja nad kustutati hingekirjast, kui nad ära surid. Ehk et sõna hing on tegelikult sisaldanud just nimelt sellise elava inimese mõõdet. Ja hinge hoidmine siis väga lihtsalt tuletatuna ongi tegelemine elava inimesega. Ja tema jaoks tähtsate asjadega, mis siis elus tähtsad on. Kuidas inimesed teid üles lähevad? Kus nad käivad pöördule hingehoidja poole? Noh, praeguseks ilmselt on lihtsalt siin ja seal see sõnum levinud, aga kuna ma töötan haiglas, olen Tartus naistekliinikus ja lastekliinikus, need on kaks kliinikut, kus ma niimoodi põhiosas olen, kuigi reaalsuses tähendab see tihtipeale seda, et ma käin ka teistes osakondades ja vanasti, kui lastekliinikusse kuulus veel onkohematoloogia, siis ma töötasin ka seal ja see side on mingis mõttes ikkagi säilinud endiselt, et see onkohematoloogia just pool on tihtipeale see koht, kuhu ma ka liigun. Ehk siis üks viis, kuidas inimesed üles leiavad, on see, et meedikud annavad informatsiooni ja kutsuvad mind patsiendi juurde või siis annavad teada, et selline võimalus on ja inimesed otsivad üles. Teine tee on see, et lihtsalt sõnum kuidagi pidi levib ja on teada, et ma töötan nendes kohtades ja ma võtan vastu. Et see on see üks rida ja siis loomulikult, kuna ma olen ka pereterapeudina nõustamiskeskuses Tartus, siis seal muidugi ka inimesed, kes siis otsivad seda teenust. Et siis ma seal olen ka nii pereterapeudi kui leinanõustajad. Aga kui näiteks googeldada, kas siis ka paneb Google'isse hingehoida, siis jõuab ka sinuni? Ma kardan küll, jah. Ja see on natuke mu mure olnud, et ma olen püüdnud nüüd sellepärast just aktiivselt õpetamistegevusse oma energiat panna, et palju aastaid on olnud selline rumal olukord, et hingehoid see on seostunud minu nimega. Ja selles mõttes see on natukene koormav või ütleme siis ka teistpidi muret tekitav, et jah, teine link. Teine link. Ja, et see on selles mõttes just, et ega siis keegi meist ei ole igavene, eriti mõeldes tänasele teemale, et
kuskil saab kellegi aeg ümber jälle ja minugi aeg samamoodi. Et selge, et seda teadmist ja oskust on vaja jagada edasi. Aga jah, praegu sellepärast on aktiivselt olengi seda tööd teinud, et tõesti seda teadmist jagada ja laiendada seda nende inimeste ringi ja praegu võiks küll öelda, et juba hakkab see ring laienema järjest, et ka haiglad on tööle võtnud inimesi juurde ja lihtsalt vahepeal alguses esimese suure hooga alustas meid ka rohkem, aga midagi ei ole parata, ega siin kiireid lahendusi ei ole ja kui sa pead ikka aastaid tegema selgeks, et sa kaamel ei ole, siis väsitab ära nii mõnegi inimese. Ja kõik teised paraku, kes alustasid toona minuga koos on sellest valdkonnast lahkunud ja teevad midagi muud. Nii et mina üksinda jäin, ma siis ei osanud midagi muud teha. Kas erinevad maailmavaated ja usk, kas need üksteist segama ei hakka? Et kas selle hinge hoidmise all mingisugune usku pööramine toimub või kuidas see suhe sellega? Esimene lihtne vastus on, et ei toimu ja ei sega. Ehk siis kõigepealt tegelema inimesega, kui ma inimest aitan. Ja selleks, et inimesega tegeleda, ei pea teda kuhugi poole pöörama hakkama, vaid kõigepealt tuleb teda tundma õppida. Ja mina ütleks sageli, et need sarnasused on tihtipeale palju suuremad, kui me esimesel hetkel arvata oskame, ehk siis inimeste mõtlemises ja arusaamistes. Et kui kohe esimese hetkel kohe kedagi kuskile pöörama hakata või vaidlema hakata, siis loomulikult leiame üles kõigepealt need erisused ja võimegi lõputult jääda nende üle diskuteerima, siis tegelikult asjani minu meelest ei jõuagi. Aga tõepoolest jah, ma usun, minu enda jaoks on, ütleme siis usul tähtis koht seda tööd tehes. Ja selles mõttes kahes mõttes. Üks on see, mis puudutab mind ennast. Ehk siis see on teistpidi ka minu ressurss üldse seda tööd teha jaksata. Ja et kui küsida ka, et ma nii kaua olen seda teinud, siis ma arvan, et siin on sellel minu maailmavaatel ja elust arusaamisel väga oluline roll. See aitab minu jaoks paljusid asju seedida ja lahti mõtestada. Ja teine pool on see, et see arusaamine oma religioossusest või usust ka annab mulle tegelikult võime mõista ka teisi inimesi, nende religioossed mõõtmeid, mis ei tähenda sugugi, et selleks peaks olema, et religioossus ei tähenda inimene on kristlane või et inimene on näiteks Luteri kiriku liige. Põhimõtteliselt võime öelda, et iga inimene usub midagi, olgu siis kas majandust, teadust, musta kassi, ma ei tea, mida iganes, et neid erinevaid varianti, mida uskuda, neid on ääretult palju ja lõputu hulk mõnes võttes, et igal ühel on oma nüansid sealjuures. Aga et ometi on seal samas sellisel religioossusel, mis iganes siis vormis ta ei esine, on omad sarnased jooned või oma selline sarnane dünaamikaga ja kui mul on selge see, ma olen selle mõõtmega enda jaoks tuttav, siis on mul võimalik ka aru saada, mida näiteks ka inimese tema enda kirjelduses või oma kogemuse kirjelduses, kus on need religioossed mõõtmed, ehk siis kus see, mis temaga toimub ja need seletused, mida ta nendele annab, omavad tegelikult või sisalduvad just nimelt sellises usulises mõõtmes. Ja see tähendab, et tegelikult tihtipeale ka nende mõistmine või selle mõistmine, tema sellise eksistentsiaalse või religioosse mõõtme mõistmine aitab inimesele näidata midagi väga olulist, ka seda ressurssi, millega ta tegelikult saab endale toimetulekut garanteerida või millega, mis tema tegelikult nagu elu kese on. Ja vahetevahel võib olla see muidugi ka probleem talle, et läbi selle, mida ta usub, tekitab ta endale raskusi juurde tihti. Nii et selles mõttes ma arvan, et selle, kui me kujutame inimest ette sellisest tervikliku inimesena, nagu me tänapäeval seda mõistame, et inimene on nii füüsiline kui psüühiline kui sotsiaalne kui ka religioosne olend,
siis kõik need mõõtmed on võrdväärselt tähtsad seal. Ja selle tõttu, kui me mingi osa sellest inimesest kõrvale jätame, siis sellisel juhul on väga raske tegelikult aidata. Nii, ma läksin nüüd pikale oma jutuga siin. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin või ei vastanud. No. Kui teil on küsimusi, siis julgelt tulge vahele. Tegelikult ma arvan ka, et see võiks olla küll selline rohkem erinevate inimeste kaasamine ja diskussioon oleks tore. Mis need mured on siis, mille puhul inimesed kõige rohkem hingehoidja abi vajavad? Seda statistikat on juba keeruline teha, sellepärast, et see sõltub väga paljus kohast, kus ma töötan hetkel. Et kui ma olen lastekliinikus, siis seal on oma spetsiifilised teemad. Naistekliinikus teised jälle, kui ma tegelen perenõustamisega, siis on selgelt seal need pereteemad ja suhete teemad ja ka võib-olla lastekasvatuse teemad. Nii et selles mõttes on juba keeruline ütelda, mis selline põhiline on. Et kui nüüd natukene katsuda üldistada, vast ehk siis võiks öelda, et üksindus on ehk see võib-olla selline üksinduse tunne on see, mis koormab laiemas plaanis, kui ta niimoodi mõtlema. Ehk inimesed tunnevad endid üsna sageli isolatsioonis olevat, ka siis, kui nende ümber on palju justkui lähedasi inimesi ja justkui võiks olla seda kontakti inimestega oma ümber. Kuidagi see teineteise üles leidmine on vahest päris keeruline. Ja eriti just sellistes elukriisikohtades ja raskustes. Et võib tunduda, et raskused ühendavad, aga väga vähesel juhul paraku. Ehk et pigem nad kipuvad lahutama suuremas mahus minu meelest. Sest et inimesed ei ole võimelised just või ei oska, kuhugi on kadunud selline jagamise oskus. On minetatud selline võime rääkida asjadest sisuliselt üksteisega. Et me võime rääkida pinnapealsetest asjadest, aga see ei anna edasi inimese tegelikult kogemust sellisel terviklikul moel. Ja mulle tundub, et seda sellist pinnapealsust on seda me oskame, aga just sellist sisulist diskussiooni valusatel teemadel, seda tegelikult on väga harva. Ja kuidas seda inimest nõustada siis üksinduse suhtes? Noh, ega jälle sama lugu, et sellist universaalset retsepti tõenäoliselt ei ole, aga üks asi on tõepoolest see, mida ma tihtipeale harrastan, et kui minu juurde jõuab üks inimene, siis ma kutsun sinna ka teisi. Ehk et püüan innustada inimest kaasama teisi oma pereliikmeid lähedasi, et aidata neid siis seal koos minuga ühisele arutelule või nende teemade üle arutlemisele ühes koos. Aga muidugi iseenesest ju võiks öelda lihtsalt, et hakkab omavahel rääkima asjadest päriselt. Seda on lihtne öelda, raske teostada, eriti kui palju aastaid seda on teises suunas harjutatud ja ei ole seda tehtud tegelikult. Kui on elatud ära elu, et ei ole päriselt sisuliselt oma elus selliseid sügavaid mõtteid ja tõsiseid asju teineteise ju jagatud, näiteks abikaasad kõrvuti elanud palju aastaid ja ühist teed käinud justkui ja palju jaganud, aga midagi on väga olulist jagamata jäänud. Ja see on just see, kuidas me ühte või teist olukorda tajume või tunnetame, millist tähendust see olukord mulle päriselt omab ja just need kõige sügavamad arusaamad, mida ma sellest asjast usun, mida ma sellest olukorrast mõtlen, mitte ainult nagu sellises vormilises plaanis, vaid just sügavuti ka. Et nende jagamine, see pole üldse lihtne, tihtipeale on just see häda ka, et isegi ei oska seda nagu sõnadesse panna, seda taju või tunnetust. Et see on ka vahetevahel nõuab päris palju õpetamist mõnes mõttes, et kuidas hakata rääkima sellest, mis ma tegelikult päriselt kogen või mida see mulle tegelikult päriselt tähendab. Ja et just tihti ongi see, et sellest kuidagi neist sõnadest jääb puudu.
millega seda väljendab, mis mulle toimub. Mis hetk see haiglas on, kui inimesed teie juurde satuvad? Ma usun, et need on mingil määral, see on ikkagi väga piiratud seltskond, on naisteosakond ja lasteosakond. Ja ma olen saanud küll ka haigla kaudu nõustamist, aga mitte nii, et haigla oleks pannud minu häda tähele ja öelnud, et jah, et kuule, tead, et meil on see võimalus, vaid mu ema ajas selle mulle haigla kaudu välja. Et ma mõtlen, et kuidas, eriti veel kui ise enne selle küsimusega leppida on nagu nii juba raske, et siis sa jõuad vähemalt selle arusaamani, et aga äkki ma saan kusagilt midagi nõu küsida. Eks sellega on tõesti keeruline selle haiglapoolse märkamisega. Sest et meedikud on fokusseeritud selgelt oma tegevusele ja mõtestavad ka oma tegevust lähtuvalt sellest, mida nad vaatavad on ju. Ja tõsi on see, et ega nende paljude aastate jooksul on siiski päris väike hulk meedikuid ära õppinud seda, kuidas seda märgata. Et ma olen püüdnud nii-öelda seletada ja õpetada, et tegelikult pole see väga eriti suur hulk, kes seda nagu tõesti oskavad niimoodi teha. Pigem on see, et kui on väga silmapaista näha inimese reaktsioonid ja ütleme selline emotsionaalne eneseväljendus paistab silma kõigile, siis kutsutakse. See on enamasti kõige tüüpilisem viis, millisel puhul reageeritakse. Kui inimene on selline vaikne ja kannatab ilma eriti kõvemat lärmi sellest tegemata, siis täna võiks öelda, et nad jäävad pigem märkamata. Ja kui on siis võib-olla keegi, kes seal siis kas pereliikmetest või keegi tõesti siis mõistab seda vajadust ja otsib seda, et see ema otsib, et siis see juhtubki. Või inimene ise avastab, et aga näed, selline inimene, aga ma võiksin temaga kontakti võtta. Muidugi, ega tõesti võiks ka öelda, et see minu tegevus on loomulikult tilk merre ju tegelikult. Et see vajadus on tohutult kordades suurem, kui seda vastata jõuab. Aga parem seegi. Kuidas seda leina üldse ära tunda? Kas seda alati on võimalik ära tunda? Kas inimene alati väljendab oma leina mingite väliste tunnuste kaudu? Väliste tunnuste kaudu võib-olla tõesti, et alati ei olegi võimalik ära tunda. Aga võib-olla aitab see teadmine, et igale kaotusele järgneb lein. Ehk et selleks ei peagi olema mõnes mõttes nagu selline päris totaalne elukaotus on ju. Piisab haigestumisest ja see on ka tihti peale. Siis on haigusel on täpselt samamoodi leinaprotsess või ka töökaotus või mis iganes muul moel on, et igasugused väiksed nii-öelda surmad meie elus toovad tegelikult leina kaasa. Ma ennum seal all lugesin ka, pidevalt organismis toimub väikest surma nii-öelda. Et rahkude suremine on loomulik elu osa mõnes mõttes ja tegelikult valmistab ette uut ressurssi või mõnes mõttes teeb ruumi uuele ressursile. Ja minu jaoks lein on ka alati tegelikult protsess, mis võib viia alati välja uue kvaliteedi. Ise küsimus, kas ta seda alati suudab või kas sellega alati hakkama saadakse. Aga ideaalis võiks ta tuua alati uut kvaliteeti. Ja siin nüüd võib-olla juba natukene sõltub inimese sellisest religioossest või usulisest poolest, kas ta ka inimese füüsilise eksistentsi lõppu näeb uue kvaliteedi sünnina või mitte. Ma arvan, et enamik inimesi siiski näeb seda uue kvaliteedi sünnina, kuigi sellest mõtelda tollel hetkel, kui me peame oma elust loobuma, muidugi on ääretult keeruline niisuguses võtmes. Aga üldiselt see on olnud midagi, just see selline mõte on läbi aegade olnud inimese jaoks hästi oluline selleks, et oma hääbumist ka aktsepteerida või sellega toime tulla. Et oma surma aktsepteerimise juures on inimese jaoks see mõte surmast kui
uue kvaliteedi sünnis tegelikult hästi tähtis mõte. Kas nende meeste ja naiste erinevas vanuses inimeste puhul on see leinaväljendus ka teistsugune või erinev või saab üldse mingisugused seaduspärasusi leinamisel välja tuua? Kindlasti saab, kui me räägime, muidugi suuremad erinevused on siis laste ja täiskasvanute vahel või räägime siis ikkagi lastel on selline arengulised etapid ja sellest leina mõistmisest või sellest, kuidas ta seda leinale reageerib, sellest või tema vanusest sõltub hästi palju siin tõesti. Minu käest on tihtipeale küsitud, et kui vanalt siis laps üldse leinama hakkab või millal algab leinaaeg, millisest vanusest. Siis võiks öelda tegelikult, et ikkagi kui laps sünnib siia maailma, siis ta on võimeline ka leinama. Ja tegelikult on ta selle kaotusega kontaktis algusest peale, kui siin ei sõltu vanusest, et kui ta sünnib, siis ta hakkab juba ka tegelikult tajuma seda, mida kaotus endaga kaasa toob. Mõtleme kas või sellise näite peale, et kui oletame paarikuuse immiku emal sureb ema näiteks, siis selge on see, et tema reageerib sellele kogemusele. Ja paarikuune imik ju tegelikult, kuidas tema informatsiooni talletab või vastu võtab ümbrusest enamasti ema keha kaudu. Südamelöögid, süles hoidmise viis, keha hoiakud, erinevad haarded, võtted, mida ta kasutab ja kõik see edasi. Ja kui ema on ärev, siis selge see, et süda lööb hoopis tempokamalt ja haare on kuidagi jäigem ja nii edasi ja nii edasi. Palju selliseid nüansse, mille peale me tegelikult ei mõtle, mis iseenesest annavad juba sellele väiksele lapsele signaali. Võib-olla te teate ka neid näiteid, kuidas ema ärevus põhjustab näiteks ka väikesele imikule ja lapsele ärevust. Et sellest päris palju räägitakse tihtipeale, kui laps, kes ei suuda rahuneda ja nutab palju, siis peab tegelema ema enda ärevuse rahustamisega. Tavaliselt juhtub see, et kui laps nutab, siis ema läheb veel ärevamaks ja siis ta püüab seda last rahustada ja selle tõttu läheb laps omakorda veel ärevamaks ja nutab kõvemini ja siis on ema veel ärevam. Ja nii see on selle lumepalli efekt, et rahustamine praktiliselt ebaõnnestub. Aga et ärevus on väga kõrge. Nii et selles mõttes, kui emal on halb olla, siis seda tajub laps ka. Ja kui nüüd on mingid hetked, kus ema saab sellist nagu toetust või lohutust või mingi asi teda rahustab, siis laps tajub seda täpselt samamoodi. Olete näiteks matuse rituaali läbimine, siis selle käigus toimub väga mitmesuguseid emotsionaalseid muutusi. Vähemalt kui me räägime sellest traditsioonilisest matuse rituaali läbikäimisest. Et seal on omad etapid tegelikult juba läbi aegade nii-öelda paika loksutatud, et selles mõttes matus ei ole lihtsalt mingisugune suvaline nähtus, vaid seal on läbi aegade läbi mõeldud nii-öelda või läbi tunnetatud tähenduslikud elemendid inimese jaoks, mis siis annavad talle võimaluse siis mitmes mõttes seda protsessi läbi käia. Ja nagu kõigi teiste siirderiituste puhul on see esimene samm on nii-öelda vanast või olnust, mida enam ei ole, lahti laskmine on ju, ehk siis selle sõnastamine, mida enam ei ole ja selle šoki nii-öelda vastuvõtmine või selle tõdemuse vastuvõtmine või selle õuduse nii-öelda ära sõnastamine ja endale selgelt tegemine mingil määral. Siis on see tühjus, mis sellele järgib. Selline vaakum või tühi koht, kus ei ole ei vana ega veel ka uut, ma ei tea, kuidas edasi läheb. Selline totaalne nõutus ja teadmatus. Ja siis tuleb uus perspektiiv, hakkame looma uut pilti.
panema kokku. Matuse rituaal annab selle nii-öelda raamistuse tegelikult, näiteks kiriklik matus annab sellise selge raamistuse, et sammud kõik ette. Mängitakse nii-öelda läbi mõnes mõttes lein tervikuna, kuigi seda veel kõige nii-öelda lõplikult läbi ei elata, mitte matuse jooksul, aga see on nagu eelmainitus sellele, mismoodi asjad minema hakkavad. Et tõepoolest tegelikult ju lein ei saa läbi matuse talituse lõppemisega, aga et see on mudel, mida siis läbi mängitakse, läbi proovitakse ja mida siis hakatakse nii-öelda kordama, kuni siis sinna jõutakse välja, et võime öelda, et sellest leinast ollakse välja tulnud. Nii et ja selle tõttu, kui ma nüüd rääksin sellist imikust ja väikesest lapsest, et kui ta on selle ema käe kõrval, ta saab selle valusa kogemuse, ta saab aru, et nüüd on nii nagu on. Siis tuleb see selline natuke allaandev, jõuetu, abitu, nõutu seisund. Ja siis tekib mingi uus lootus. Ja tekib mingi mõte tulevikust. Ja sellel hetkel toimub teatud selline nagu lõõgastumine. Pärast läheb jälle üle mõnes mõttes, siis tuleb jälle see kurbus kõik tagasi ja nii edasi, aga mingiks hetkeks on see. Ja kui see laps on nüüd selle ema kõrval kõik selle protsessi, siis ta saab sellest kõigest osa. Ta saab aru, et on hetki, kus läheb kergemaks, siis läheb jälle raskemaks tagasi, aga vahepeal jälle natuke läheb jälle kergemaks. Kui laps jätta sellest pildist kõrvale, teda pannakse kuskile kaugele tädide ja olude juurde hoiule senikaua, kui ema seal matus on, siis laps jääb kõigest sellest protsessist ilma. Ja ema tuleb tagasi ja ta ei teagi, et vahepeal on olnud natuke teistsugune hetk. Midagi on toimunud, mingi väga oluline asi on läbi elatud, läbi käidud. Et jah, ühesõnaga, aga küsimus oli muidugi, et kas need erinevad vanused, kuidas moodi nende puhul on. Et sellest, et surmast kui sellisest lõplikust asjast aru saamine, see on üleüldse võib-olla päris selline täiskasvanulik mõõde või mõistmine. Et ütleme materialistlikult mõtelda saab ikkagi alles täiskasvanud inimene või ütleme selline juba hilispuberteedik. Et varem, eks mingid elemendid tulevad varem ka, aga selline koolieelik ja esimeste klasside laps veel sellest mõelda, et peale surma midagi enam ei ole. See keevitab ta juhtme kokku, võiks nii öelda piltlikult, et see on tema jaoks ülemõistuse arusaamatu asi. Et kindlasti vajab selline väiksem laps mõtet sellest, mis on pärast surma. Ta vajab pilti või kujundit, kuvandit sellest, mis taab pärast surma. Ja sinna juurde siis kõik. Enamasti lapsel on endal need seletused või kirjeldused olemas. Enamasti, kui me seda last kuulame ja tema käest küsime, siis ta teab vastuseid neile asjadele, mismoodi on pärast surma. Võib väga ilmekalt enamasti neid asju kirjeldada. Me ei pruugi teada, kust ta need mõtted on saanud, aga kuskilt tal need tulevad. Nii et kui teil puutute kokku selliste lastega ja ei tea, mida ütelda, kui ta näiteks käest küsib, et mis pärast surma on, siis saab küsida, et aga mis sa ise mõtled sellest, kuidas sa oled mõelnud. Ja siis ta sulle jutustab. Nii et see on üks asi, aga samas surmast kui sellisest bioloogilisest nähtusest on talle vaja küll rääkida. Et see on selline faktiline pool, et mis muutub. Mäletan mu vanem poeg oli 3-aastane, kui siis tema vanavanaema suri. Ja ta oli päris heas kontaktis selle vanavanemaga ja veel eelmine päev enne surma istus ta vanavanemas üles ja luges talle õhtul raamatud, muinasjuttu ja mäletas väga hästi seda hetke ja siis, kui siis vanavanema seal kirikus kirstus oli, siis läksime siis vaatama sinna seda ja siis tema tuli ka minuga kaasa ja ma olin siis ennem rääkinud, mida ta nüüd näeb. Et et ta on seal kirstus pikali ja siis tema keha on külm, sellepärast ta ei hinga ja tema süda enam ei löö ja see tähendab, et ta on surnud, et ta ei räägi, ei vaata enam ega ei mõtle enam.
ühesõnaga kirjeldasin seda muutust niimoodi füüsiliselt. Ja siis tema siis läks sinna puusärki äärde, nõutas endale tooli, et ulataks sinna üle puusärki serva vaatama ja siis hakkas siis takseerima seda vanavanemat seal, kes seal kirstus oli, et ei vaata, silmad on kinni. Ei hinga. Ei räägi. Külm. Surnud. See oli tema üks kommentaarid, nagu takseeris ära, katsus kõik selle nii-öelda keha üle, tegi endale, et ise rääkis õigust. Ja siis oli rahu, ronis tooli pealt alla ja läks toimetas oma toimetamisi edasi. Ehk siis tema jaoks oli asi kontrolli all. Oli täpselt nii, nagu isa rääkis. Ei olnud midagi hullemat ega traagilisemat, et loomulikult omamoodi ta leinas ka ikkagi tüki aega ja ta ikka rääkis sellest, kuidas ta tahaks ikka, et me talle raamatut loeks ja et ta ikka igatses ka, kuigi üldiselt arvatakse, et selles vanuses laps nagu justkui ei igatse, aga tegelikult ikkagi igatseb. Ei saaks öelda, et ei igatse, aga ta ei taju nagu seda, et sellisel moel päris kui täiskasvanu ja kindlasti ei tajugi, aga mingit pidi ta ikkagi saab sellest puudusest aru või tunnetab seda puudust enda jaoks. Igal juhul, et siis lapse jaoks on siis üks asi selle muutuse nii-öelda fikseerimine oluline ja teine asi on see, et tal on leida nii-öelda kirjeldus, et mis siis saab sellest inimesest, mida on surnud. Mismoodi ta sellest suhtest, mida ta nüüd enam sellisel vanal moel enam jätkata ei saa, et mismoodi ta sellest suhtest edasi mõtleb. Et kuidas ta siis sellega suhtleb, kus ta vaatab kuskil sinna tähelepanu ja räägib seal või läbi oma palvete või on tal veel mingid, keegi läheb ingliks või mis iganes need variandid siis kellelgi on, et neid variante on muidugi palju jälle. Aga et lapsel oleks see hea, kui tal oleks olemas selline kuvand sellest, mismoodi see suhe jätkub. Ja eks mida vanemaks laps saab, seda rohkem tuleb neid spetsiifilisi selliseid küsimusi teatud eas on võib-olla jah tõesti sellised tehnilised küsimused ja seal võib-olla 10-12 aastased tegevad või natuke nooremad veel ka tegelevad tihtipeale sellise laiba lagunemise teemade ja selliste muude selliste füsioloogiliste protsessidega. Et see on nendele sinna tähtis arusaamine, kui neil hakkab tekkima see mõtlemine selline, siis nad sellistele küsimustele vastused otsivad ja teada neid asju tahavad. Aga see soov või vajadus mõelda sellest inimesest ikkagi mingil moel eksisteerimine jätkuvalt püsib ka siis, kui ta räägib asjadest väga ratsionaalselt justkui ja väga nii-öelda tehnilise kirjeldusi kasutades, siis ikkagi see püsib, see soov selgeks saada või mõelda sellest inimesest veel sellises emotsionaalses mõttes ja selline kontakt, et säiliks ikkagi. Nii jah, aga ma ei tea nüüd. Mina tahan küsida jälle. Keit, mis te soovitate praktiliseks leinaga leppimiseks? Et kui ma mõtlen praegu, et võib-olla vanemas rahvalaulus, et leinaga toimetulek on selline üks loomulik osa, et on erinevad lahkumisega ja kellegi kaotamisega seotud laulud, muidugi see on nagu naise perspektiivist tihtipeale. Aga et siis kui praegusel ajal, ma ei tea, mul on isegi häälega nutmine keeruline, et ta nagu päriselt kehast läbi käiks, et mis te tavaliselt ütlete inimestele? Leinaprotsessis on hästi ju erinevaid perioode või aegu ja sellest lähtuvalt ka väga erinevad vajadused või viis siis seda leina nii-öelda välja elada või läbi käia. Esialgu lähebki aega kõigepealt selle kogu nii-öelda reaalsuse vastuvõtmiseks ja tegelikult inimene nii-öelda annustab või laseb endale ligi seda informatsiooni, mis temaga siis tegelikult on juhtunud mingi jupikaupa või vähehaaval, kuni see talle siis päriselt pärale jõuab. Et vahepeal on nagu usuks ja siis ei usu jälle, et ei ole ikka päris minuga, kui see on paha uni ja et küll see varsti ärkan üles ja kõik on möödas
ja siis noh, et see võib pikka aega päris kesta, mitmeid nädalaid võib kesta selline. Kui ta seda saab nagu korduvalt rääkida ja näeb neid elemente, mis tõestavad talle, et asi on nii, siis jõuab rutem pärale, aga noh, näiteks kui inimene ei ole matusel käinud ja ei ole näinud seda inimest füüsiliselt, et ta on surnud, siis võib see väga pikale venida või kui ei ole inimest. Näiteks noh, ma mõtlen siin Estonia katastroofi puhul, kui väga paljud inimesed jäid sinna merre ja neid päriselt ju ei saadudki kätte ja siis sa pead oma peas tegema selle nagu otsuse, et ta on nüüd surnud. See on hästi raske koht. Et sellistel asjadel on noh, paratamatult see mõju, et see venitab selle kõik pikemaks. Aga et kui see siis ühel hetkel ikkagi on pärale jõudnud, et nii on, siis hakkame reageerima sellele ja siis on valus, siis on raske olla. Ja võt siis meil oleks vaja tõesti nutta või ega alati ei pea häälega nutma, aga siis selles nutmiseks on väga erinevaid viise aga et noh, tähtis on see, et me annaksime nii-öelda loa oma emotsioonidel olla meiega ja neile, et me lubame neil nagu endast ka välja tulla või anname selle võimaluse, et ma saan neid emotsioone maha laadida. Alati ei tehta seda nagu sellisel otsesel viisil, vahest inimene vihastab näiteks ja sealt kaudu tuleb see välja, ärritub kellegi peale, sõimab kedagi või läheb kuidagi moodi rünnakule näiteks kellegi vastu või laseb endale veel haiget teha ja siis on tal justkui mingil muul põhjusel võimalik teha näiteks, siis reageerida ja noh, variante on mitmeid, et vahest kasutatakse sellised kauduteid justkui. Aga et noh, põhiline on see, et tal tekib võimalus oma emotsioonidele leida koht, tal tekib võimalus neid endast väljapoole panna, kas siis nüüd tõesti emotsioneerides nii-öelda või emotsiooniga reageerides või siis ka sellest emotsioonist rääkides vahetevahel. Et tegelikult vahest aitab ka see, kui inimene kirjeldab oma emotsiooni, et alati ei pea nagu olema selles emotsioonis nagu intensiivselt sees. Aga et vahest näitab see ka, kui ta räägib, kuidas on olla. Ja küll see läheb läbi nagu mõtlemise või sellise nagu läbi raatsio ja sellise noh, nagu justkui liiga selliselt kirjeldavalt aeg-ajalt, aga samas olen pannud tähele, et see ka töötab. Ja loomulikult on veel mingisuguseid erinevaid võimalusi, noh näiteks ka sellise füüsilise aktiivsusega maha laadida neid emotsionaalseid reaktsioone või noh, igast muid veel vahendid on, noh ma arvan, veeprotseduurid näiteks või siis ka noh, kirja panemine, paljud inimesed kasutavad ka kas siis mingisugust luulevormi või muud noh, lihtsalt kirja kirjutamist või mingi kirjutab keegi romaani oma valust või mis iganes, et on erinevaid variante. Et kirjutamine ka tegelikult täpselt samamoodi aitab. Et neid emotsioone on väga erineval moel võimalik endast välja panna. Loomulikult kõige lihtsam ja vahetum viis on see, kui inimene nagu tõesti lihtsalt annab sellele emotsioonile ruumi, nutab ja natukene aega siis nutab ära, siis püüib jälle pisarad ära ja läheb eluga edasi. Et noh, see on nagu kõige lihtsam viis. Aga noh, alati see ei toimi, sest kas ümberringi ei ole neid, kes mõistavad, kes seda suudavad aktsepteerida. Noh, mis tihti veel jutuga, et noh, ära nuta kohe, kõik sa saad sellega hakkama või ole tugev või mis need on, et sellised tobed või igasugused soovitused vabad tobed, nagu need on nii. Mida siis ümberringi öeldakse, et noh, pista see nuttu sinna tagasi, kus ta tuli. Noh, ühesõnaga, see on see hirm, et seda teise inimese nagu sellist valu kõrvalt näha, et ma ei saa mitte midagi teha, et mis ma sellega peale hakkan, et enamikel puhkudel seda lihtsalt ei taluta ära, sest et mul justkui oleks siis kohustus nüüd midagi selle inimesega peale hakata, et ma näen teda seal kõrval, tema nutab ja mina peaksin siis teda nüüd lohutama. Tegelikult ei vaja inimene lohutamist, ta vajab oma aega sellele emotsiooni mahalaadimise hetke nii-öelda. Võib-olla siis ka teist inimest, kes ta lihtsalt enda kõrval ära taluks või laseks tal seal olla natuke aega sellisena vesise ja sellise hädisena. Ja noh, siis ta varsti jaksab jälle.
aga et see nii-öelda verbaliseerimine on jah tõesti üks viis, mis aitab selle tõttu ka, et ta aitab sellisest kaosest korda luua. Sest et need mõtted ja tunded, kui nad on nagu läbisegi inimeses, siis nad mõnes mõttes kogu aeg tekitavad nagu kaost juurde. Me ei saa nagu hakkad mingit mõtet mõtlema, siis see läheb liiga raskeks ära, lükkad selle kõrvale, tuleb järgmine uuesti, tuleb üles ja ta nagu ketravad kogu aeg ja ei saa lahti. Kui sa nüüd selle mõtte välja ütled või siis ka paberile paned või arvutisse toksid, et siis ta saab palju konkreetsemaks. Tal on algus ja lõpp, ehk siis lause algab, lause lõpeb, tuleb järgmine lause, mõte algab, mõte lõpeb. Ehk et tekib loogika ja ma mõistan paremini seda, mis minust toimub läbi selle, et ma olen sellele loonud sellise süsteemi, loogika, lause näol, mõtte näol, mis on siis ühte tekstilõiku pandud ja selle tõttu on ta paremini kontrollitav. Nii et nii rääkimine kui ka tegelikult välja kirjutamine võib olla see üks vahend, kuidas luua sellist süsteemi ka oma segastele tunnetele. Ja muidugi vabalt võib kasutada ka veel muid keeli, muusikakeelt, kes valdab seda. Vabalt võib kasutada või maali näiteks või mõne muu kunstiliigiga, tants või mis iganes need asjad kõik võiksid olla, millega inimene tegeleb, kui ta seda oskab, seda keelt valdab, siis ta seda keelt saab ka kasutada loomulikult ka oma leina jaoks või leina nii-öelda töö läbitöötamiseks. Aga see võib-olla on veel meile selge, kuidas nagu emotsioonidega hakkama saada, et seda kuidagi mulle tundub veel osatakse rohkem. Et emotsioon on vaja maha panna ja nendega on vaja tegeleda. Minu meelest palju keerulisem on see, mis tuleb pärast seda, kui emotsioonidega on ära tegeletud. Ja kui selline esimene nii-öelda ring on maha laetud ja enam ei ole võib-olla nii võimsaid emotsioone, jääb pigem selline nagu igatsus ja selline seletamatu äng, millega ei oska nagu kuhugi minna, millega ei oska midagi peale hakata, selline lõputuna tunduv selline tühjus võib-olla isegi. Ja see on nüüd see, millega tihtipeale jäädaksegi väga paljudeks aastateks, kui seda ei õpita millegiga täitma. Ja miks pärast seda on ka raske, või sellega midagi on raske peale hakata, on, ma arvan, sellises ühiskonnas levinud teatud hoiakud, et ikkagi võimalikult kiiresti tuleb nii-öelda taastuda või olukordades nagu välja tulla või toime tulla. Eks selline võimalikult rutakas toimetulek on see, mis on eesmärk nagu justkui omaette. Aga see välistabki sellise sügavuti minemise võimaluse või sellise nagu süvauuringud iseendas. Ehk siis mõnes mõttes võikski öelda, et kui inimene satub nii-öelda kaotuse järgsesse perioodi, siis hakkab ta nii-öelda toimetuleku trepist alla minema. Ehk siis esimene aste on see kõigepealt see, kus asjad on segi, ma ei saa üldse aru, mis muga toimub ja kas on juhtunud või ei ole juhtunud, on ju. Siis teine aste on see, et mul on nagu selge, et nii on nüüd, aga see on õudne. Emotsioonid kasvavad üle pea kõik keerleb ja on sassis. Ja siis nüüd see sügavik on see, mis tegelikult on see kõige raskem aste, millest tahetaksegi üle minna. See on see, mis tegelikult sinna sellesse valupõhja vaatab, mis kirjeldab mulle üksikasjalikult selle kaotuse suurust ja tähendust endale. Ja seda ongi kõige raskem vaadata, sest et tegelikult selleks, et päriselt sealt nüüd hakata nii-öelda toimetuleku trepist jälle ülesse minema, selleks ma pean kõigepealt ära tegema enda selgeks, mis minuga on tõesti päriselt juhtunud, mis see muutus on, millist muutust ma olen tegelikult praegu läbi käimas. Ja just selle kaotuse sügaviku uurimine on see, mida kardetakse, sest sealt tuleb tõesti välja kõik see, mis see päriselt valu teeb. Ehk siis iga päevaga avastad järjest juurde, seda ei ole enam, see on teistmoodi, see on, ja see nimekiri järjest pikeneb. Ja see võib nagu päris õudne tunduda, et see nimekiri järjest pikeneb. Ja et selline tunne, et kas selle lõppu ei tulegi. Aga tegelikult tuleb, alati saab nimekiri ükskord tehtud ja saab ükskord otsa. Et tegelikult sellel nimekirjal on oma mõõt.
aga on vaja, et see nimekiri läbi käia. Ja siis sa hakkad, kui sa oled vaadanud, ahah, vot see auk on nüüd täpselt selline, vot selline kirjeldus on sellel aukul peal. Siis ma hakkan küsima, mida ma sellega nüüd peale hakkan. Siis ma saan hakata tegelikult täpselt vastama endale, aha, siia sobib see, siia sobib see täidab mul seda ja see täidab seda kohta. Teiseks annab see ka uurimine, selle arusaamise, mida ma kõike enne olen kogenud, enne seda, kui lein algas. Ehk siis milline väärtus sellel on, mida ma olen kaotanud. Ühtpidi see on see valus tõdemus, et ma olen selle kaotanud, aga teistpidi annab see mulle ka jõudu, et minuga on midagi niisugust juhtunud. Et mul on olnud selline elu, mul on olnud näiteks selline suhe kellegi inimesega, keda nüüd enam ei ole. Temal on mulle olnud selline ja selline tähendus ja ta on õpetanud mulle neid ja neid asju, näiteks kui mõtleme inimese kaotusest. Või et ma olen saanud näiteks enne oma haigust proovida elus neid ja neid asju. See on andnud mulle sellise ja sellise minu, mis on mind kasvatanud just niisuguseks. Ja ühesõnaga, ma õpin tegelikult tundma seda kõike, mis minu maailm sisaldab. Ja mis on minu jõuallikas tegelikult või see ressurss ka. Nii et seetõttu, kui ma seda sügavikku ei uuri, siis ma ei saa teada ei mineviku kohta ega oma tuleviku võimaluste kohta või see jääb hõredaks. Ma püüan natuke katse-eksitusmeetodil loomulikult võime me ka hakkama saada ja täiesti võimalik elada. Ainukene asi, et palju ressurssi jääb kasutamata ja palju informatsiooni jääb talletamata enda kohta ja palju uusi asju avastamata, võimalusi avastamata. Nii et selle tõttu, ütleme, mida pinnapealsemalt üritame seda leinaprotsessi käia, seda vähem me sellest saame. Ehk siis, et see ongi see küsimus alati, mida me sellest saame, kui me juba kaotame, siis võiksime midagi saada. Võiks ju nii mõelda tegelikult, et kui juba on kaotatud, siis peaks tegema kõik selleks, et maksimumi sealt kätte saada, et seda niisama head kaupa nii-öelda raisku ei laseks. Ja et kui on ikkagi hea kogemus. Ma ütlen ainult ühe lause veel, siis kohe. Et mina ütlen niimoodi ikka, et selline piibli lause on, et kellel on palju antud, selle palju nõutakse. Ja mina ei mõtle seda, et kellel on palju arandust ja kellel on hulgaliselt võib-olla mingeid, ma ei tea, oskusi ja andeid, vaid inimene, kellel on antud elus raskeid kogemusi, millest ta on pidanud välja tulema ja oma toimetulekut suurendama. Võt sellele inimesele on palju antud ja temalt nõutaksegi palju. Okei, aga nüüd siin küsimus. Kirjeldasid seda sügavikku langemist ja sealt välja tulekut, et vaatad, kuidas täita neid tühimikke ja eks ole. See tähendab seda, et otsid asendusvariante ja täidad siis lüngad. Asendamatud inimesi ei ole, kui küüniliselt öelda, eks ole. Kui lahkunu tegi neid töid, rookis lund, sa selle leina lõpp-faasis juba teed diili naabrimehega näiteks. Ja küsimus oleks siis järgmine, kui pikk see lein siis inimesel on, et selge on see, et see ei saa elukestev lein olla, et see lammutaks inimese ära. Nagu üks küsimus ja teine küsimus oleks, mis meie kultuurist tulenevalt leina pikkuseks on, et kui töökaaslane sureb ja paneb töökaaslase pildi musta raamiga sinna tööpostile, siis kaua see pilt peaks olema meie kultuuriruumis. Kui sureb mingi naisel mees ära, kaua naine peaks käima mustas riides või kaua ta ei tohiks pead pesta või dekoteega kleiti kanda. Siin on ju etteheiteid on Tallinnas. Ja see viimase küsimuse vastus on ilmselt kultuuriliselt määratletud ja piirkonniti erinev. Aga see küsimus, et kui kolleeg sureb ja kui töökohal on musta raamiga pilt, siis matusepäeval korjatakse musta raamiga pilt ära. Ehk et pärast seda enam ei jäeta selliseid märke töökoht on elu jätkamise koht, kus teised inimesed tulevad uuel nädalal tööle ja lähevad oma tööga edasi ja see inimene on seal pildist väljas nüüd. Et selles mõttes, et sellist pikka nii-öelda töökollektiivis mingite selliste mäletusesemete või monumentide hoidmine ei ole tegelikult mingil moel põhjendatud. See
teeb kõigile inimestele edasielamise raskeks ja samas ei tohiks olla see noh, mitte et me mälestuse kohe unustame või et selle mälestuse kõrvale lükkame, aga vaid et on erinevad kohad, kus mingeid asju tehakse ja töökoht on selgelt tööle fokusseeritud. Isegi kui kallis kolleeg lahkus, siis teda mälestatakse teiste kohtade peal. Näiteks minnakse surnuaiale või tehakse mingid mälestushetki või päevi kuskil ja nii edasi, aga töökoht ei ole see, kus see jätkub kogu aeg. Kodu on natuke teine asi. Kodust, kus inimene on lahkunud, tõenäoliselt sellised pildid hoitakse pikemalt alles. Aga eks see on nüüd natukene rohkem inimeste endi juba küsimus, kui kaua nad teevad, aga ma arvan, et ma soovitaks, et minu soovitus oleks, et sellised leinapildid võib-olla esimese aasta lõppudes võiks ära korjata. Kui on aastaring täiesti saanud, siis võiks need leinapildid asendada elupiltidega. Võib-olla ka sellest samast inimesest, ainult mingitest teistest situatsioonidest. Aga tegelikult võiks seda juba varem teha. Iseenesest ei oleks see paha, aga ma arvan, et see peale aastaringi läbimist oleks viimane aeg seda teha. Aga iseenesest oleks kasulik, kui need pildid võib-olla paari kuu jooksul ära koristatakse. Sama ilmselt puudutab ka urne, mis tänapäeval kipuvad üsna tihti koju jääma, üsna pikaks ajaks. Täitsa õige. Urnidega peaks tegema nüüd ilmtingimata seda, et esimesel võimalusel maha matma, sest et tegelikult laiba kodus hoidmine ei ole kunagi olnud mitte kuskil kultuuris traditsiooniks. Ja seda väga selgetel põhjustel, kuni laip on maha matmata, siis tegelikult on asi väga pooleli veel. Ei saagi edasi hakata minema. Leinama tegelikult ei saagi hakata. Lein hakkab pärast seda, kui laip on maha maetud. Siis oleme me lõpetanud. Sinnamaani, kui me hoiame urni kodus, nii kaua me tegelikult veel ei leina, vaid me püüame endist taastada. Sest et me hoiame seda urni kodus selle mingis mõttes sellise absurdse kujutlusega, äkki ärkab jälle ellu. Ma püüan seda ju tegelikult seda olnud suhet hoida nagu alles, ma ei suuda tast lahti lasta, sellepärast, et ma ei suuda endale tunnistada, et nüüd on kõik. See inimene on surnud ja teda enam ei ole ja minul sellist suhet temaga enam ei ole. Et võtta urn kaisu ja magada tema voodis, mida ka paraku tehakse. Et see ei ole see, mida laibal tehakse. Ja selle tõttu tänapäeval, kuna see traditsioon on väga uus, see urn tuhastamise teema, puudub meil tegelikult selleks selline sobiv juhis või ütleme enamasti inimesed ei tea, et tule selle peale. Aga kujutage ette olukorda, et sa iga päev loodad, et ta ärkab ellu, sest sa hoiad teda seal selleks, et ma veel ei ole valmis, äkki veel ei ole läbi see kõik päris, äkki veel juhtub, et endistatakse see endine seisund. Ja iga päev saad nagu vastu näppe endale. Jälle sai õnnestunud, jälle elustamiskatse läks läbi, kukkus läbi. Iga päev sa oled ebaõnnestunud, iga päev sa oled läbi kukkunud. Lisaks sellele, et sul on väga valus, väga raske. Ja selle tõttu tegelikult oleks äärmiselt oluline, ja seda ma alati räägin, et matke nii ruttu maha kui võimalik need inimesed ja ärge hoidke neid, sest ei saa muidu edasi minna. Ja inimesed tõed sõna otseses mõttes jäävad haigeks, sõna otseses mõttes nad on depressioon, kasvab, depressiooni võimalus kasvab ja paljud sellised sümptomid, igasugused kroonilised haigused ägenevad sellistel perioodidel, kuni maha maetud ei ole. Ja pärast siis, kui maha maetud, siis hakkavad asjad midagi laabuma iseenesest. Et neid näiteid on piisavalt palju mul, et sellist muutust kirjeldada. Aga igal abikaasa võib uue majja tuua. Ilma, et naabrid seal. Ma väga palju naabritest selles mõttes lõpuks tegelikult me ei tee ju seda naabri pärast või iseenda pärast on ju ikkagi. Et on ju mingid kuud ju kiire pandud. Ma ütleks niimoodi, et lihtne on, kui me oleme ühega lõpetanud, et me siis alustame uuega. Alati ei läbe oodata nii kaua. Ja siis tehakse kahte asja korraga. Aga ma ütlen ausalt, et see on keerulisem. Ehk siis esimene aasta ring on paratamatult just puhtalt ka juba niimoodi loodusliku rütmi järgi see, millal me harjutame seda ilma selle inimeseta olemist ja käime läbi seda sügavikku ja uurime seda sügavikku. Et see esimene aasta ring on see, mida me vajame endale, et see
pilt endale nii-öelda mitmetahuliselt selgeks teha. Ja selle tõttu võib-olla lihtsam oleks, kui me esimese aasta katsuks hakkama saada ilma uute inimesteta oma pildis. Lahutuse puhul muide see kipub olema pikem periood. Ma ütleks, et alla 2 aasta leida uus inimene võib osutuda keeruliseks. Tähendab siis uue suhte loomine nii-öelda puhtalt lehelt mõnes mõttes või uue suhte loomine niisugusel moel, et sinna ei tekiks neid veel vanu jääke nagu liiga palju juurde. Et see on, lihtsalt praktika ütleb seda, et see on kipub olema nii, et paar aastat lahutuse järgselt läheb aega, et siis saada nagu alustada, on lihtsam alustada nii-öelda uue asjaga. Aga samas jälle, kui ikkagi on kiire, siis tuleb kiiremini teha seda ja siis ega mis sa siin naabritest ikka lõpuks, et kui on oma hädas, on oma hädas, naabritel on omad asjad. Aga hüppan veel korra tagasi selle su küsimuse esimese otsa juurde, et asendamatuid inimesi ei ole. Väga hea, et see küsimus siin sisse tuli või see mõte siin sisse tuli. Jah, ühtpidi on ja ühtpidi ei ole. Ehk siis, et tehnilises mõttes või sellises funktsionaalses mõttes tõepoolest ei ole asendamatuid inimesi. Ehk siis kõigi inimese sellised praktilised elulised funktsioonid annab tõesti üle võtta. Aga ja tõesti kaasata naabreid, sugulasi, keda iganes seda gruppi annab alati laiendada nii ja naapidi, seda võrgustikku kujundada. Aga midagi siiski iga inimese surmaga kaob ka lõplikult. Ja see on, sellel on tegelikult väga raske nime anda, mis mõõde see on. Ma olen vahetevahel sellist, ma jäängi natuke jätta, mul on erinevaid sõnu aeg-ajalt olnud selle kohta, aga ma pigem pean vist kirjeldama, mida ma selle all mõtlen. Ehk siis, et see funktsionaalne tähendab siis, et inimene teeb asju, tal on mingi roll, ütleme näiteks, ma ei tea, peres logistikat arendada, transportida lapsi ühes punktis teise, maksta makse, ma ei tea, käia poes, ma ei tea, pesta pesu ja nii edasi, ühesõnaga tohutu hulk igapäeva elu tehniliste protseduuridega tegelemine. Ja neid asju on tõepoolest võimalik ruttu üle võtta või asendada. Ja see on see asi, millega inimesed tavaliselt ka lendamise just üsna alguses kohe tegelema hakkavad. Ja see tekitab tihtipeale ka selline tunde, et nüüd on kõik korras, kui me oleme suutnud nii-öelda kõik need tühjad kohad täita ära. Et see funktsioon on üle võetud, lapsed on kooli viidud, maksud on ka makstud, söök on koju toodud, pesu on pestud ja nii edasi. Kõik need asjad on nagu korras. Ja siis tekib, et tunne, et nüüd on elu nagu endile, nagu enne oli. Aga tegelikult ei ole, sisuliselt ju ei ole. Sest et lisaks sellele, et me oleme sellise kaotanud kellegi funktsionaalse inimese nii-öelda või funktsioonid, oleme me kaotanud sõna otseses mõttes inimese isiksusena. Sellisena, nagu see inimene on olnud kõigi oma olemisviisidega, kõigi oma selliste loomuomaste käitumise reaktsioonidega ja see meie suhe selle inimesega. Tegelikult sama lugu on meil ka iseenda nii-öelda kaotamisega, kui me kaotame näiteks oma tervised. Ehk siis meil on suhe iseendasse näiteks terve inimesena. Ma arvan, mõned aastad tagasi, kui ma sain teada, et mul on kõrge vererõhk, oli mul esimene hetk jube raske leppida sellega, et niimoodi ma olen olnud kogu aeg terve füüsiliselt sportlik, endaga hästi hakkama saanud ja ei ole mul ühtegi häda küljes olnud, et see oli nagu tohutu katastroof, ma mitu kuud keeldusin mõtlemas selle peale, et ma peaksin nüüd hakkama võtma rohtu. Protesteerisin täiega selle vastu. Ja siis ühel hetkel jõudis pärale, et mille vastu ma siin võitleda. Mu ema oli palju varem juba hüpertoonik ja saan aru, et see on geneetiline natukene, et ema juba oli ja tema oli alla 40, kui tema selle diagnoosi sai, mis masinfiliise. Mul isegi hästi. Ja et läks natuke aega enne, kui ma sellega leppisin. Aga see on just see suhe minusse endasse. Ehk et mina sellise inimesena, kellel ei ole ühtegi häda küljes. Ja nüüd korraga on. Ääretult keeruline oli endaga leppida. Ehk see uus suhe on see,
mida mõnes mõttes ei asendagi. Ma ei saa tagasi seda endist mina. Või ma ei saa tagasi seda endist suhet selle inimesega ja seda elu sellisena kõigi nende elementidega, mis sinna juurde kuuluvad. See on jäädavalt läinud. Selle juures mul ei jää muud üle, kui aksepteerida ja tegeleda mälestustega. Ehk siis rääkida sellest, kuidas oli kunagi. Mõelda sellest, kuidas oli, kui ma olin terve ja sportlik ja midagi hädagi olnud. Ja et ma olen kunagi olnud selline, kellel ei ole olnud mingit probleemi ja ei pea iga päev tabletti võtma. Et te ei leina mitte lahkuvat inimest, vaid te leinate ennast. Terve inimesena, kellel ei ole ühtegi viga küljes. Jah, ma leinan ka, mõtlen, et kui see kutt on seal mingi noorem minust, siis tema eeldatav eluiga on palju pikem kui minu eeldatav iga. Praegu siit elab. Jah, ja kui ma vaatan seda inimest, kes on kõrgharidusega, kes elavad ka kauem kui mina, vaatan seda, kes on. Ja siis ma leinan ennast, kui ma ise veel elangi. Jaa. Aga seda ma teen enda pärast. Aga vaata, et ma olen sinna kasti topitud. Ma võin siit vastu jagada, tohib. Jah. Et ma sain 35 jaanuaris. Aga ma olen juba üle 50, nii et eluiga on 5 aastat minu vahel. Ma praegu mingis mõttes leinan või. Millest ma nagu teadlikuks sain ise viimase kuu jooksul. Ma olen selle peale mõelnud, et ma ei ole enam selles mõttes noor mees. Ma ei ole enam 20-ndates. Ja mul on kaduma läinud mõned sellised omadused, mida ma olen pidanud hakkama asendama. Ma nagu ei koge enam seda nagu värskust, eks. Et mul on nagu, ma saan nagu sellest aru, et ma saan vanemaks. Ja ma saan mingis mõttes hakkan aru saama sellest, et mis on nagu see täiskasvanud elu, nagu see vastutuse osa ja mida ma enam teha ei saa. Ma ei saa minna näiteks täna õhtul koju, võtta arvuti lahti ja teha selle löö läbi muusikat näiteks. Ma olen lapsed kodus ja mingid sellised asjad, kus ma olen nagu tohutu minu loovusallikas ja ma pean veidma mingid muud viisid, kuidas ma seda nagu täidan, eks. Ja mul tulevad need impulsid ja ma saan vahel, ma enda sees vaatan sellele otsa ja ma ütlen aitäh, aga ma ei saa seda kahjuks teha ja on kurb selle pärast. Ma ei tea, kas see on see, aga mulle nagu tundub, et see on, et noh, et ma saan sust nagu aru ja ma saan aru, et ma olen ise ka selles kohas, kus ma olen midagi muud. Elavate inimeste enda leidmisvormid. Aga nüüd ma toon jälle paralleeli selle näitusega ennem all, et kui see keha on ju, et kui seal need rakud lagunevad on ju, siis noh, et see on kogu elu kestev protsess, pidevalt juhtub seda on ju, et pidevalt midagi sureb. Ja tegelikult sureb selleks, et midagi uut sünnib. Ja see on see sama küsimus, kui sa ütled, et enam ei ole noor mees on ju, et sa räägid asendamisest, aga tegelikult sa räägid muutusest. Ja see ei tähenda seda, et see uus on halvem kui vana. Et vahel tundub nii. Jah, kogu aeg tundub, aga miks ma seda niisugust võtmes just nimelt räägin, et tahangi öelda seda, et tegelikult leigin ei olegi midagi väga kohutavat. Ja nii-öelda see läbi elatud või kaotused ja kaotuste tagajärg ei pruugi ilmtingimata olla katastroof meie jaoks. Vaid pigem vastupidi, me võime seda vaadelda ka kui ühte potentsiaali. Ehk et mõelda sellest, et mida annab see kaotus mulle uut ellu kaasa. Millise väärtuse ta minus esile toob ja sinnamaani, kui mul ei ole probleeme, põhimõtteliselt näiteks, ma ei tea, paindumisega on ju, ma ei mõtle isegi selle peale. Ja kui ma avastan, et nüüd on juba paindumisega probleem, siis ma hakkan painutama ennast. Millega ma mõnes mõttes aitan oma lihased ilmselt natuke ka. Ehk siis nad kestavad kauem, vähemalt kui ma olen mõelnud selle peale. Kui ma mõtlen, painutan ikka või ei painuta, aga eeldan kogu aeg, et paindun ja siis viskaks autosid ja ühel hetkel nikastan selja. Igast tobedusi inimesed teevad just selle tõttu, et nad ei mõtle oma piiridele. Ja nad ei püüa neid piire ka laiendada selle tõttu. Nad ei püüa tegeleda sellega, et oma piire avardada. Aga ma just mõtlen, et lein on midagi niisugust või kaotusele otsa vaatamine, selle tõsiasjade endale teadvustamine või just selle sügaviku läbikäimine, mis tähendab seda uurimise osa. See on tegelikult ju ka enda avastamise osa ja oma piiride laiendamise osa. Ja siit tulen tagasi jälle selle sama jutu juurde, et kellel on palju antud, sellelt palju nõutakse. Siis, kui piire oled laiendanud, siis tuleb sul olla ka võimeline või valmis seda kõike jagama. Et see on nagu see kokkuvõtte sellest. Aga et see mõte oli see, et üks asi on, mida annab asendada, aga midagi on, mida ei asenda. Aga meil tuleb seda aksepteerida ja leida midagi ühtpidi meenutada seda, mis on olnud sellest minevikust
ja panna seda tänasega kokku uute pilti, mis siis loob nagu selle uue kvaliteedi. See mineviku väärtus, see kogemus millestki heast või millestki, mis mind on võib-olla kujundanud just selliseks, nagu ma olen ja annab mulle siis mingi ressurssi, mida ma saan täna kasutada. Võt nii. Jõudis mul teha midagi otsa kokku. Ma ei tea, palju kell on, mis läksin loogi. Aga nii, no aga nüüd kuidagi oleks vist jälle hetk, et keegi saab midagi siin ütelda, muidu ma olen kogu aeg. Ma tooks äkki siia sisse ühe täiesti väga suure temaatika tegelikult. Et kuidas toime tulla sellise lahkumisega, mis ei ole vabatahtlik, mis on kas enesetapu tõttu või vägivaldne, et kuidas selle süüga toime tulla, et kui sa süüdistada ennast just. Jah, ma arvan, et sa teed sisse väga õige nüanssi siia selles mõttes, kui me räägime vägivaldsest surmast ja eriti kui me räägime enesetapuga seotud surmadest, siis süü teema on seal väga tõsine. Et enamikel puhkudel seda kaotust ja seda kogemust saadab süü. Ja noh, need inimesed, kes siis maha jäävad, need süüdistavad ennast enamasti. No ei ole lihtne ühtpidi sellega üleüldse toime tulla, eriti veel, kui inimesel tõepoolest on ka mingeid selliseid faktilisi asju, mis siis tema süülisust tõestavad. Ja noh, nii mõnigi kord ka seda on või vähemalt inimene ise leiab, et see on. Et siin võib-olla saaks rääkida kõige rohkem lihtsalt sellest, et kuidas süütundega tegeleda või mida sellega peale hakata. Et iseenesest süütunnet vältida sellistel puhkudel pigem ei saa ja ega seda nagu väga kergesti või kiiresti ei lahenda ka. Aga noh, sageli mida süütunde puhul siis püütakse teha, et noh, öeldakse, lohutatakse inimest, noh, sa ei ole süüdi või et noh, ega sa ikka nii süüdi ka ei ole või ära süüdista ennast või noh, ega kõik sellised ütlemised on ju, kus siis püütakse nagu inimest sundida seda süütunnet kõrvale panema. Noh, mis tavaliselt päädib sellega, et see inimene lihtsalt sellest süütundest enam sellele inimesele rohkem ei räägi, sest see inimene ju ei mõista, mida ma tegelikult jagada tahan. Ja samas selline ütlemine kellelgi süütundet ära ei võta. Kui inimene ennast süüdistab, siis tal on mingi seos või mingi põhjus, miks ta seda teeb. Nüüd, kui rääkida abist sellisel puhul, siis esimene asi on, et süü vajab jagamist. Ehk kui inimene tunneb ennast süüdi, tal on ennast väga raske aktsepteerida. Ja seejuures raske uskuda, et ka teised teda aktsepteerivad. Et ta leiab vastuvõtmist teiste inimeste juures, et teised tema vastu võtavad. Ja kui keegi ütleb, et ära ennast süüdista, siis see tegelikult on ka temale väga selge märk. Mind tõugatakse eemale, sest selle süüga mind ei võeta vastu, mind tahetakse ilma selle süüta. Aga koos selle süüga mind ei võeta, ehk seda tahetakse mult ära visata kõrvale, siis ma sobin neile. Aga ma sellisena ei sobi, kes on midagi niisugust teinud. Ehk siis selle tõttu süütundega tegelemine algabki sellest, et keegi on valmis kuulama süü tunnistuse ära. Ehk siis see inimene saab jagada seda, millest ennast süüdi tunneb. Noh, ütleme, see on nüüd ka selline vana kiriklik või ka kristlik traditsioon, et inimene tuleb süüga preestri juurde ja räägib preestrile ära. Ja siis kuulutatakse talle, et ta saab lahenduse. Noh, vanades traditsioonilistes kirikutes saadakse ka väikseid juhiseid, mida ta tegema peab, et ta tunneks, et ta on ikka ise ka midagi panustanud sellesse lahendusse ja siis saab ta sellega edasi minna. Ehk siis tegelikult see dünaamika süütundega tegelemisel on mõnes mõttes selline, nagu see on traditsiooniliselt olnud. Ehk siis inimene peab saama jagada, ehk siis ta peab kogema, et teda sellisena võetakse vastu, nagu ta on kõige oma jamadega, ütleme siis.
sellise puuduliku ja eksliku inimesega. Veel keerulisem on muide häbitundega, sest et sellel pole nagu ühtegi sellist väga ratsionaalset seletust ka, miks ma seda tunnen, aga näe tunnen. Ja muide, suitsiidi puhul on see häbitunne ka üsna tugeval elemendina veel lisaks kaasas. Sest et süü puhul on, et mida ma tegin valesti. Aga häbitunde puhul on see, et mida mina tegin valesti, rõhk on sõna minal.